Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. 2 päeva tagasi antud intervjuus ütles USA president, et Putin on valmis sõda lõpetama, aga Zelenskõi takistab protsessi. Meil on stuudios vaatleja Raivo Vare, tere päevast! Tere päevast! No neid konfliktikohti, mis puudutavad otseselt Eestit, on nüüd viimase mõne nädalaga tulnud hulgaliselt juurde. Aga kui alustada siiski Ukrainast ja sellest viimasest väljaütlemisest, siis mis siis nüüd jälle muutunud on? Et miks USA president on nüüd jälle Venemaa selja taga, kuigi vahepeal nagu mingeid olulisi kohtumisi vähemalt väliselt ei paista, et oleks olnud? No ta ütles veel midagi, ta ütles, et tema ei tea midagi, kas Dimvit sõidab. Dimvit on siis, eks ole, see Kushneri ja Vitkovi tandem. Et sõidab Moskvasse pidi sõitma, eks ole, nüüd selle järgmisel vist nädalal või oli sel nädal. Vahet ei ole, ühesõnaga tema käest küsiti ja tema vastas selle peale, et tema ei tea sellest midagi, eks ole. Aga ta teadis täpselt, et Putin tahab rahu. Selle peale tuli veel Lavrov välja, ütles, et see, mis me enne rääkisime, see meid ei rahulda, see, mis te meile pakute, meid ei rahulda. Me tahame tervet Novorossiat veel 6 oblastit juurde ja nii edasi ja kuni sinna kõik Odessad ja Dnestriäärseni välja. Ja see näitab seda, et tegelikult läks 3. ring lihtsalt. 2 korda on Trump enne seda teinud ja nüüd tuli 3. ringi, seda muuses ka analüütikud ennustasid. Sest Trumpi loogika on muus. Trumpi loogika ei ole mitte selles, et saavutada õiglane rahu. Tema loogika põhineb 2 sambal. Üks on see, rohkem räägitakse, see on atraktiivne rääkida sellest majanduslikust kasust, aga tegelikult põhisammas ei ole see, vaid et iga hinna eest lõpetada kiiresti praegused protsessid. Me ju näeme, et Palestiinas on ju täpselt samamoodi Trumpi 20-punktiline plaan. Algus olid suured jutud, siis tuli plaan, siis hakati seda realiseerima. Esimene etapp on nii poolikult realiseeritud, aga nüüd siis Vitkov kuulutas välja teise etapi, eks ole, ja nad ei ole jõudnud veel sellest 20 punktist enamust üldse täita ja seal on nii palju segadust ja nii edasi. Aga mingisugune relvarahu, mingisugune tekkis, eks ole, ja nüüd see on uus eesmärk jälle lüüa nii-öelda lukku otsene tulistamine, ükskõik mis hinnaga. Ja see hind üldse ei huvita ja mingid eetilised, mingid muud kaalutused ei oma tähtsust, sellepärast, et seda tuleb käsitleda kui lihtsalt tavalist nii-öelda kinnisvaratehingus. Sina mulle, mina sulle, eks ole, anname selle mitte kellegile peale venelaste huvitava territooriumi ära ja siis järsku jäävadki rahule. Selle peale ma ütleks niimoodi, et midagi muutu, läheb edasi. Nii et lähiajal, ma ei hakka isegi seda küsima, et kas lähiajal tuleb mingi rahu või vaherahu, aga lähiajal mingisuguseid olulisi muutusi selles läbirääkimiste protsessis loota ei maksa. Ma oleks ettevaatlik. Vaadates ka seda, kuidas on Ukraina pool reageerinud, siis nemad ka väga ei looda. Esiteks, teiseks pangem tähele, et eurooplased ka väga ei looda reaktsioonide järgi ja 3. tegelikult on üks võtmeindikaator, mis USA poolt seda asja näitab, on see, kuhu asjad liiguvad, kui liiguvad, on siis see bipartisan seadusprojekt, mida Lindsey Graham on promonud. See on siis teisaste sanktsioonide, kõrgendatud sanktsioonide kehtestamine nendele, kes ostavad Vene naftat. Ja see on nüüd see, mis on seisnud 9+ kuud, on seisnud kongressis sahtlis. Michael Johnson on hoidnud teda seal sahtlis, sellepärast, et Trump ei ole andnud luba seda nii-öelda panna hääletusele. Nüüd siis Lindsey Graham teatas, et ta sai Trumpiga kokkuleppele, et ta saab selle hääletusele panna. Aga ega sellega veel ka asi ei päädi, sellepärast, et see, kui ta nüüd ka läheb hääletusele ja oletame, et isegi mõlemad toetavad. 82 pooltäät oli ju senatis näiteks, eks ole. Mõlemast parteist olid ju pooldajad senatorid sellele. Siis nüüd on küsimus selles, et mis saab edasi, sest president peab selle allkirjastama ja isegi mitte ainult allkirjastama, presidendil on selle seaduseelnõuga antud kõik volitused seda teostada. Nii et ta võib vabalt ka selle nii-öelda läbi lasta, riputada ülesse kui ohu nii-öelda allika Putinile ja siis samal ajal seda mitte realiseerida ja selle kaudu survestada Putinit rohkem läbirääkimistesse, kui ta seda tahab. Aga me ei ole kindlad, kas see täpselt nii läheb. Nii et isegi eelnõu ise ei ole veel nii-öelda näitaja, vaid see, mis temaga edasi tehakse juhul kui. Ukrainlaste eluolust rääkides, siis nüüd on toonud Ukraina president oma igapäevases avalduses välja ka selle, et need elektrikatkestused praegusel külmal perioodil on juba 30-tunnised. Et kui väljakannatlamatu see igapäevaelu
on praegu Ukrainas? No see on 3. aasta, kus Venemaa seda strateegiat rakendab, aga nüüd on tema võimekus hoopis kasvanud, mitte ei ole vähenenud muuses. Ja nimelt ründevõimekus, sest väga palju hakatud uuesti kasutama ballistilisi rakette, on hakatud kasutama suuremas koguses droone, mida on suudetud rohkem toota ja rünnatakse mitte ainult elektrit, vaid ka kombineeritud tootmisvõimsusi, mis annavad ka sooja. Palun tähele panna, sooja ka. Ja praegu on talv. Ja ainukene eesmärk on kurnata Ukraina ja Ukraina rahvas välja, mitte midagi muud. No, täiesti ju ilma probleemideta enda jaoks ja ilma igasuguste piiranguteta ju lausa rünnatakse teadlikult tsiviilobjekte, elumaju, elukvartaleid, poode, sellist kohti, kus no poe puhul võib veel hakata arutama, et järsku venelased seal midagi näevad, et seal midagi veel peidus on. Korterimajades ei ole midagi, nad lihtsalt ründavad neid järjest ja tapavad inimesi ja see on ja see käib kõik koos kombinatsioonis ja kuna Ukrainal on samal ajal natukene, hea küll, me räägime palju on Ukrainal uut võimsust, nii-öelda ründevõimsust tekkinud, aga tegelikult õhukaitsevõimsust ikka jääb puudu ja kõvasti veel. Ja massiivsemate rünnakute vastu ja me oleme seda näinud, et isegi Kiiev nüüd viimaste rünnakute ajal sai sellepärast kannatada, et isegi Kiievi üldiselt üldfoonil paremini korraldatud õhukaitse ei pidanud piisavalt, eks ole, sest ei suudeta hüperheli kiiruselisi rakette tõrjuda üldse, droone veel, aga neid mitte ja see on nüüd see koht, kus on nõrk koht, Zelenski sellest avalikult ka räägib. Aga antakse lubadusi, antakse ka mõningasid patareisid siin järjest üle. Jälle tuli uudis, et siin tuleb tükk keskmaa patareisid, aga see kõik on suure territooriumi kohta suhteliselt vähe ja siis tuleb ootamatu rünnak Lvovile näiteks või kuhugi veel ja seal seda võimikust ei ole. Ja Odessat pommitatakse järjekindlalt, eks ole. Seal on näha veel, et lisaks sellele kommunaalaspektile, mida Venemaa praegu ründab ta ka mereühendusi. Iga praktiliselt päev rünnatakse Odessat ja Odessa sadamat ja seal seisvaid võõrriikide laevu, püüdes takistada Ukraina suhtlemist maailmaga, sest see on ainukene normaalne tee, kuidas ta saab seda teha logistiliselt. Nii et tegelikult on see, ütleme niimoodi, et tegelikult isegi eskalatsioon mõneti reaalse tulemuse mõttes Ukrainale ja see on valus. Pluss ka rinnetel surve ikkagi jätkub. Lõunasuunal on nüüd uuesti surve tugevnenud. Põhjasuunal on mõned edasi-tagasi liikumised olnud ja see tekitab natukene muret ja tegelikult sellest nagu nüüd räägitakse avalikult ja eks seal on, ütleme niimoodi, et Ukraina vasturünnakud on olnud efektiivsed, aga nad on olnud teistmoodi efektiivsed. Nüüd siis Ukraina on hakanud ründama ka kommunaalmuuses valdkonda, eelkõige nendes piiriäärsetes oblastites. Sisuliselt kättemaksuks ja ütleb seda otse välja ka. Liikudes nüüd teise konflikti kohta, siis täna tuli üks huvitav uudis, kui me hakkame nüüd rääkima Venezuelast, nimelt Venezuela opositsiooniliider pääses lõpuks Valgesse majja ja läks sinna põhjusega, nimelt ta andis oma Nobeli rahupreemia Trumpile. Kas nutta, naerda, kommenteerides või ironiseerida või mis see siis oli? Trumpi nartsissistlikul edevusel ei ole piire. Ta ju ütles selle kohta, et oi, täitsa tubli inimene. Just nimelt. Ja, pilt on ka juba ilmunud, kus ta siis seda suurt nii-öelda auhinda tuvastavat diplomit seal annab talle, aga võttis tänuga vastu ja ega ta raha pärast ei muretsenud, ta tahtis just seda au saada ja Machado ju tegelikult kui ta selle sai, siis Trump ütles väga halvasti tema kohta ja selle Nobeli preemia kohta ja jätsid kasutamata võimaluse, nagu Chirac kunagi ütles meie kohta, jätsid kasutama võimaluse vaikida. Nüüd siis ütles Trump, et jätsid norrakad kasutamata võimaluse mulle anda. Isegi natukene ähvardavalt ja norrakad oli suur poleemika isegi sel teemal, mida see neile tähendab. Riigile ma pean silmas, kuigi Nobeli komitee on omaette teema. Aga Machado kohta ütles ta, et ei, temast ikka mingit liidrit ei saa teha, temal pole eriti seal toetust. Seda olukorras, kus ta võitis, eks ole, isegi need valimised, kus võltsiti nii, et maalimust ja survestati nii, et maalimust režiimi poolt, eks ole. Ja Guaido on ka kadunud, kui me paneme tähele eelmine nii-öelda opositsiooniliider, kes on emigratsioonis Hispaanias. Ja Machado saab suurepäraselt aru, et kui ta tahab siis midagi muuta, siis ta peab Venezuelasse tagasi jõudma ilma ameeriklast, et ta seda teha ei saa. Seda enam, et Ameerika on valinud Venezuelas selgelt režiimi nii-öelda, kuidas nüüd öelda, režiimiga koostöö tegelikult, režiimi jäänukitega, aga need ei ole sugugi jäänukid, need praktiliselt on kõik paigas peale Maduro ja tema isikliku Kuuba kaardive ja Vene kaardive. Siis see tegelikult tähendab seda, et tal nagu midagi muud üle ei jäänudki. Ta juba lubas tükk aega tagasi
kui ta hakkas taotlema, et saaks kokku Trumpiga, siis ta ju seda rääkis. Algus kiitis teda, et teeb kõik õieti, mitu korda kiitis ja siis ütles, et ma annan selle preemia sulle, võta mind, räägime. Eks ole. Ja nüüd see juhtuski ja nüüd eks vaatame, mis sellest edas saab, aga ma väga selle lootuse ei rajaks, sellepärast et USA strateegia on tegelikult rajatud külmale kalkulatsioonile. Venezuela on ligi 1 miljoni ruutkilometrine riik. Venezuela enamus rahvast elab põhja Venezuelas pikirannikut piirkonnas, kus on ka naftatootmine suur. Orinoco basseinis on ka suur tootmine, aga seal lõunas, seal on mäed, seal on džunglid, seal on partisanivõitluse ideaalsed tingimused, seal on traditsioonid, polivaarlikud ja nii edasi. Ja tegelikult seda seal ohjes hoida saab olema keeruline. Seda enam, et ligi päris märkimisväärne, ütleme siis niimoodi erinevatel andmetel, suur osa elanikkonnast on tegelikult otseselt sõltuvad nendest andidest, mis tulevad režiimi kaudu. Jagatakse sõna otseses mõttes toidutoetust, tal ongi eriti riisikotte. Ehk siis tegelikult see on väga palju lumpiniseerunud inimesi, on kollektiivos banded, mis on relvastatud, mis rallivad ringi ja muuseas pärast seda Maduro ekstraktsiooni aktsiooni hakkasid kõiki neid, kes tulid tänavatele seal demonstreerima, hakkasid neid kodusid külastama, ähvardama neid ja nii edasi, arreteerima isegi paiguti. Ja neid kõigel lisaks koordineerib üks režiimi alustalasid siseminister Caballo, kes on tegelikult üle 2,5 miljardilise varandusega üks olulisi lülisid ka selles narko ja nafta varjumaailmas Venezuelas. Ja kui me vaatame, et on, eks ole, Rodriguez alles, see on Delcy Rodriguez asepresident, tema vend Jorge Rodriguez kamandab parlamenti edasi, siis on ka üli tugeva nii-öelda positsiooniga riigisiseselt kindral Padrino, kes on siis juhib ka väidetavasti suuresti seda Carteles del Soli ja siis on veel see sama Caballo, eks ole, siseminister, kes koordineerib veel neid kohalikke bandiite, keda kutsutakse miilitsaks, kollektiivosteks. Ma ütleks, et tõenäosus on suur, et seal väga midagi ikkagi ei saagi juhtuda. Punkt 1. Punkt 2. Ameerikas tegid järeldusi Iraagi ebaõnnestumisest. Sest Iraagis võeti maha mitte ainult Saddam, sõja tulemusena küll, vaid tegelikult kõrvaldati kõik Saddami nii-öelda hierarhiline juhtimisstruktuur. Nii armees, julgeolekus kui ka riigiaparaadis, mille tulemusena see seltskond nihkus kõik kuhu, liikusid ISISe taha ja tekkis ISIS. ISIS tugevnes tänu sellele, et seal oli väga suur osakaal. Kaasa arvatud al-Baghdadi ise oli ju tegelikult neid inimesi, kes tulid nii-öelda režiimi kõrvalt või režiimi endised liikmed ja seda ei taheta korrata ja vältida tuleb ka veel kõigel lisaks poliitilist ebastabiilsust, võimalikku kodusõjalaadset vastasseisu, relvastatud ja nii edasi. Sest kui me nüüd tähele paneme, mis juhtus, Trump lubas lahkelt 100 miljardit annavad kompaniid ja hakkame siis seda Venezuela naftat siis uuesti üles töötamist, see on täiesti käest lastud see sektor ja siis müüma, mida ta juba tegi, esimesed 500 miljardit on juba läinud, muuseas Katari panka, millegi pärast mitte USA panka ja teate miks, sellepärast, et kui ta läheb ükskõik kuhu tsiviliseeritud tavapärasse riiki, siis see kuulub kohe konfiskeerimisel võlgade katteks, Venezuelal on üle 100 miljardi võlgu, aga ka Ameerikast juhul, kui kohtud ei saa seda mitte teha, aga Katar muidugi ei allu sellele. Ameerika suunas raha Katari. Lihtsalt pange tähele. Ja see tähendab seda, et see on äri küll, aga see praegune äri, see on ikka väike osa. Siis siin on ikka see, mis edas saab. Ja Exxoni juht ütles ju lausa Trumpi kohtus suu sisse, et see ei ole investeeritav riik praegu. Seal on liiga palju poliitilist ebastabiilsust. Seda on teised ettevõtjad ka öelnud, et aitäh, aga me ei soovi investeerida Venezuelasse. Ja Trump lubas küll suusõnaliselt neile ka mingisugust ebamäärast kompensatsiooni, aga keegi ei tea ju sellest veel mitte midagi ja see ei saa muidugi sadades miljardites olla. Nii et kompaniid riski ei taha võtta. Riski hakatakse võtma ainult siis, kui on kindel, et see kõik on stabiilne seal. Ja praegusel foonil, eriti kui veel Kolumbiat ähvardatakse seal kõrval ja kõik see muu, mis seal taust on, kõik farkid ja Kolumbias ja kõik see muu, see vasakpoolne insurgency, see on tegelikult midagi, mis hirmutab kõiki firmast, ükskõik kes nad on ja isegi kui nad tahavad Trumpile meeldida, nad suuri riske ei julge võtta. Ja raha on väga suur. Ristad on kokku arvestanud, see on üks tuntud energiaagentuur, et läheb 180 miljardit kokku, et jõuda kolmekordistada, kus ta kunagi oli Venezuela toodang, see Venezuela toodang uuesti ja tekitada müük. Ainuke hea asi on, et see on tegelikult Vene raske väävlisrikka nafta potentsiaalne konkurent, mitte potentsiaalne reaalne konkurent ja kui ta kasvab, siis loomulikult see mõjub halvasti
Venemaa nafta nii-öelda turgudele ja hindadele, aga noh, see on kõik perspektiiv. Praegu on see kogus liiga väike selleks, et hindu mõjutada. Ja mida me nägime? Ei mõjutanud ju hindu. Kui see sündmus toimusid, siis hinnad praktiliselt korraks liigahtasid ja praktiliselt läksid tagasi. Küll aga nüüd Iraani sündmustega seoses hinnad ronisid üles. No Gröönimaa on koht, mille puhul nüüd meie oleme võtnud ka riigina kindla seisukoha, et me toetame Taanit ja me toetame seda, mida tahavad Gröönimaa inimesed ise. Kui teravaks see konflikt võib seal minna, et praegu lääneriigid on rääkinud õppustest Gröönimaal, kuhu riigid on ikkagi saatnud sinna õppustele minimaalse koguse oma kas siis tehnikast või inimressursist kaitsevägedes, aga et kas see jääb sellise ärplemise tasemele või võib see konflikt minna tõesti selliseks, kus NATO riik on NATO riikide vastu? No alustame sellest, et sellel küsimusel on pikk ajalugu. Esimest korda USA riigisekretär ehk välisminister tegi ametliku ettepaneku kongressis osta ära pärast Alaskat ka Gröönimaa oli 1868. Pärast seda on küsimus perioodiliselt olnud päevakorral, on käinud McKinley laua pealt läbi, president McKinley 20. sajandi algus läbi Theodore Roosevelti, kes isegi tegeles sellega tõsiselt. Siis teise maailmasõja eel tuli teine Roosevelt, õigemini 41. aastal võttis Gröönimaa sisulist kontrolli alla, kartes muidu sakslaste, kuna nad Taani riigi võtsid üle, et siis võtavad ka Gröönimaa, seda ei tahetud lubada. Siis oli seal lõpuks 50. aastatel 17 erinevat suuremat ja väiksemat baasi, millest tänaseks on ainult Pitufik ehk siis endine tuule jäänud, kõik ülejäänud on nüüd ära likvideeritud. 46. aastal tegi president Truman ametlikult läbi suursaadiku Taani kuningriigile ettepaneku osta Gröönimaa ära 100 miljoni eest ja pärast seda on tegelikult see veel olnud ka Eisenhoweri laual ja on tulnud veel kord, eks ole, Trumpi esimese kadentsi ajal, nii et käis ju läbi, kui me lihtsalt ei mäleta seda millegi pärast. Ja nii et see ei ole üldse uus küsimus, see on tõsine teema laual ja on kogu aeg olnud. Punkt 1. Punkt 2. Kõik räägivad sellest, et peab Ameerika kontrollima, et ta ei saa sõjalist muidu toimida. See ei vasta tõele. 51. aastast Taani riik omab USA-ga kaitsekokkulepet, mis tegelikult tähendab, et USA sõjaliselt võib Gröönimaal peaaegu mida iganes teha. Kui tal on vaja rohkem seal kohalolu, ta saab seda teha olemasolevas raamistikus. Selleks ei ole vaja teda nii-öelda annekteerida. Nüüd kõik see, mis puudutab igasugust muid teemasid seal, see on veel pikk lugu, eks ole, suured investeeringud, jutt on siis majanduslikest huvidest ja nendest haruldastest muldmetallist ja kõigest muust. Eelkõige on see seotud ikkagi Arktika võidujooksuga, selle kontrollimisega. Punkt 1. See on seotud raketikaitsega, lühim maa Ameerika kontinendile Vene tuumaplatvormilt, on sealt üle nende. Ja see on seotud GIUK selle veealuse koridori või läbipääsu, Atlandi ookeani läbipääsu kontrolliga. See on Gröönimaa, Island, UK, kus on siis väga keeruline põhjareljeef, kus siis Vene allveelaevad hiilivad Ameerika idarannikule ja kus neid aetakse taga ja seal käib aastakümneid juba veealune sihuke vastasseis. Ja see on tegelikult võib-olla need asjad, mis seal on kõige olulisemad ja muidugi oluline on ka see, et uus Monroe doktriin ehk Don Roe on nüüd tema uus termin leiutatud, Donald Trump, Monroe, eks ole. Don Roe doktriin, mis näeb ette, et Põhja-Ameerika on kõik meie. Või õigemini Ameerika hemisfäär on meie, nii nagu 1823 president Monroe ametlikult ka doktriini formuleeris. Ja see tähendab ka, et sinna hulka kuuluvad ka Põhja-Ameerika küljes olevad asjad, kaasa arvatud, selleks on loomulikult Gröönimaa, see on geograafiliselt siiski Ameerika pool. Ja nüüd plärtsatas välja, kuigi juba jõudis ka tänaseks vabandada äsja määratud Islandi suursaadik, Ameerika suursaadik Islandil, et minust saab, Islandist saab 52. osariik ja minust saab selle kuberner. Mis on täiesti, ma ei tea, ma isegi ei taha öelda halvasti ega üldse midagi selle kohta. Nüüd küll vabandas. Aga selle loogika on sama. Island on täpselt ju laamade murde kohas. Ma olen ise seal käinud, kuidas vasak pool on nii-öelda, lääne pool on nii-öelda Ameerika laama ja parem pool on Euroopa poole, nii et laama. Nii et laam, vabandust. Nii et see tegelikult on selle poliitika teostus päris elus ja see on populaarne. Siin tuuakse näiteid, kuidas neid otsest toetust Ameerikas on vähevõitu, aga maga valijaskonna hulgas, mis on Trumpile tähtis, on neid väga palju. Ja viimane argument on see, et Trump alati mängib informatsioonilises ruumis. Ta kogu aeg tekitab uusi ajendeid. Iga natukese aja tagant tekitab uusi ajendeid, mis siis tekitavad siis tähelepanu ja tema saab siis seda nii-öelda
selle foonil särada ja see on selle strateegia raames ka täiesti omal kohal. Raivo Vare, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris uue nädala esmaspäeval. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.